Juba 19. sajandil toodeti siin Tähtvere mäel väärtmärjukesi, mille kuulsus ulatus Eesti piiridest kaugemale. Nüüd aga näidatakse maailmale eeskuju, kuidas toota nii, et sellest planeedile võimalikult väike jalajälg jääks. A Le Coq on Eesti kõige suurem joogitööstus. Iga eestlane tarbib aastas umbes 80 liitrit A Le Coqi tooteid ja lisaks me müüme maailma umbes 70 riike oma tooteid. Kokku meie aasta toodang on suurusjärgus 130 miljonit liitrit erinevaid jooke. Selleks kulub aga palju energiat ja vett. Keskkonnamõju vähendamiseks on A Le Coqil mitmeid nutikaid lahendusi. Loomulikult kasutatakse tootmises ainult rohelist elektrit. Rajatud on oma päikesepargid, pakendid on taas- või korduvkasutuses ning katlamajade korstende soojusenergia läheb tagasi küttesüsteemi. Aga majas on ka uhke veekäitlus biogaasijaam, kus tootmise pesuveest saab biogaas. Jäägid, mis õlletööstuses tekivad, õllerabaks kutsutakse või siis ka pärm, siis need me suuname samuti taaskasutusse õllerabast, söövad lehmad kõhu täis ja toodavad head piima ja pärm läheb siis teise biogaasijaama, kus siis eraldi ära töödeldakse. A Le Coq ei peatu ka veel siin. Tallinnas transpordib jooke täiselektriline raskeveok, millele lisandub varsti ka teine samasugune. Õllejääkidest toodetud biogaasiga saavad aga sõita Tartu bussid. Luhad, jõed ja metsasalud, rabajärved, õlislaas. Päike abi meilt ei küsi, värske õhk ei paigal püsi. Elu ringleb ega peatu. Keegi meist ei ole veatu, aga proovima ju peab, tehes loodusele head. Veel on lootust, kuni tärkab lilli sinu jalajälgedes. Milles küll on asi, teha nii, et tulevik ei oleks kasin. Lubame järeltulevatele põlvedele, et muudame maailma paremaks paigaks. Vaata täpsemalt, mida A Le Coq keskkonna heaks teeb. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. Sõnad ei too muutusi. Olulised on julged sammud ja teod. A Le Coqil on kindel plaan, millega anname lubaduse järeltulevatele põlvedele. Muudame maailma puhtamaks ja paremaks paigaks, kus elada. Millised on A Le Coqi rohehüppe sammud ja eesmärgid? Kõnetada nii avalikust kui valdkonna eksperte ja viia kohale teadmine, et Eesti suurim joogitootja on teinud suure sammu parema maailma suunas. Saatsime laiali erikutse, kuusepuu istiku. Tund enne üritust jõudis kõikideni keskkonnasäästlik lõunasöök koos virtuaalse rohemaailma võtmega. Lõpuks rohemaailm avanes. Tere päevast kõigile, kes meid jälgite. Täna on ilus varakevadine päev, päike paistab ja rohelist on meie ümber küll vähe, aga siin stuudios, kus me praegu oleme, on rohelist juba küll, sest me oleme A Le Coqi rohelises maailmas. Ja igal osalisel oli oma oluline roll. OECD ütles juba 15 aastat tagasi seda, et majanduskasv ei ole tulevikus enam võimalik, kui me ei arvesta selle juures keskkonda. Vähendada taastumatute ressursside kasutamist, suunata enam ressursse taaskasutusse ja taastada looduslikke ressursse, need 3 asja. Ja see on täpselt see, mida A Le Coq teeb. See on minu tõsine viimase ajal suur lemmik küpsetamiste juures. On nüüd küll seekord A Le Coqi varutast või ütleme siis tootmisjäägist. A Le Coqi virtuaalsest rohemaailmast võttis osa ligi 300 huvilist, mis on 100 kordi suurem arv võrreldes tavapärase pressikonverentsiga.
ja A Le Coqi rohehüpe tuli teemaks ka jutusaadetes. Tarmo Noop, A Le Coqi juht, on võtnud ette ja annab siis Arteris aru sellest, kuidas rohepöördesse suhtutakse A Le Coqi tehases. Aastas kokkuhoitud kilega me saame katta katkematu joana teekonna Tartust Pariisi, nii et Tanel Padaril on laul Tartust Pariisi, nii et Noop tõdeb, et roheline mõtteviis ja sellega seonduvalt tegutsemine on suur eesmärk ning aastaks 2025 loodab õlletootja olla juba CO2 neutraalne. Rohesõnumid liikusid aktiivselt ka sotsiaalmeedias ja kaasasid inimesi avalikule arutelule. Kõik inimesed saavad iga päev teha olulisi valikuid, millest paljud sõltuvad omakorda ettevõtete valikutest. A Le Coqi jaoks on asi paremas tulevikus, et meil oleks ka homme planeet, kus parimaid maitseid nautida.